Tere hommikut. Mis sa arvad, kus me läheme? Et me 5:30 oleme hommikul üleval. Või noh, kes on üleval, kes ei ole päris üleval veel ei ole. Reisile. Nii, ma jõudsin lennujaama ja praegu ootan enda lennukit. Ikka peab päris kaua ootama veel. Lennuk just lennus alla maha ja need mingid asjad pandi ette, et see ei veereks minema, ma ei mäleta, mis nimi on. Ja siis see mingi asi hakkas sinna näemale minema, siis pani selle sinna külge. Ja siis passengerid tulevad maha. Jõudsime lennukisse ja äge näeb välja. See on esimene kord ka. Pull the mask towards you and don't worry, the oxygen will start to flow. Nii, nüüd oleme vastu. Midagi uue. Oleme siis Taanis, Billundis. Et täna on siis plaan see, et hotellil saab kella 2, kell on praegu 10 hommikul. Jalutame siit lennujaamast hotelli poole. Meil on lennujaama hotell tegelikult, sellepärast see oli kõige soodsam. Vaatame, äkki saame oma kotid sinna jätta ja kui ei saa, siis lähme nende linna peale. Kui saab, siis jätame osad asjad sinna ja lähme ikka linna peale. 200 Taani raha taheti saada, et parem hotelli tšekkida. Me mõtlesime, et sellele mingit mõtet raha maksta, kotid sinna panna ja linna peale jalutada, sest nii me jalutame linna peale, et panime kotid hoopis hoiuruumi ja jalutame nüüd ikka linna peale, et 3 kilti hotellist linna. Seal juba natuke linn paistab koos nende asjadega, mille pärast siia sai tuldud. Ja nüüd lähme otsime mingi söögikoha, et see pärast siuke turiste linn on, aga väike leiab midagi. Vot, aga ilm on erakordselt tere. Ma tahtsin tegelikult öelda seda, et lubas küll vihma, aga päike tuli välja, nii et kõik on väga chill. Et täitsa lahe on jalutada ja see Billund tundub olevat siukene pisikene linnakene kohe lennujaama kõrval. Kohe siit lendab kõige üle meist. Põõsa taga läheb seal. Et väike linnakene rahulik paistab siuke, ma ei teagi, hindaks midagi Keila taolist silma järgi. Eks ekraani pealt saab lugeda, mis päriselt on. Ja tiheda lennujaama kõrval, et siin päris iga, ma ei tea, ütleme 10 minutit tagant läheb mingi lennuk või tuleb mingi lennuk. Vot. Et eks enamus sellest linnast koosnebki ümber selle ühe asja, mille poolest see linn kuulus on. Mida ma öelda ei saa, sest et ta veel ei tea, see väiksem. Jõudsime siis siia La Fiamma restorani. Pitsaasjale pannakse tuld alla, pitsat veel ei saa, aga kõik ei ole valmis, et muid asju saab küll. See on mingid makarone ja värk ja vegetaaria, pizzaria, tavaliselt pitsat ei ole. Pitsat ei saa, pitsaahi pole veel soe. Makaron saab mingeid muid asju, lihavärk ja burgereid saab ka 26,4. Päris kallis purks. Kus see kadus? Ma endale ei võtnudki süüa tegelikult, et see hamburger pirikartulitega maksis 27 €. Ma loodan, et Remil ei ole nii tühi, et ta kõik ära sööb. Et mul endal küll nii tühi ei ole, kui terve ports ära sööks. Võtsime ka peale. Ma sööngi vaikselt kõik. Oota, ma lõikan sulle purksi juurde vaja. Aga mul on päris äge. Õlu. 7-8 €, 0,3 pilser. Ma ütlesin nagu raha.
nii, kõht on toitu täis, seal me siis seeme, et need makaroni moodi asjad, mida Kaja sõi, olevat olnud väga head. Kaja tahab kohe hakata Itaaliasse minema. aga noh, burger oli nagu burger ikka, lihatükk oli mõnus paks ja viiga olid väga kuivad nagu ikka ja sooled. Et kokku läks see lõbu maksma siis 70 euri, 69 midagi. Et pole paha, aga nüüd ma avastasime, et siin kuskil on mingi Netta nimeline toidupood, et vaatame, mis seal asjad maksavad, et meil hotell on ilma hommikusöökideta. Ja seal lähedal peale lennujaama mingit söögikohta ei olnud ka. Ja et äkki vaatame, mis hinnad poes on ja siis ostame midagi pärast, kui hakkame tagasi minema koju kaasa sinna hotelli, et saab hommikul süüa mingit salatit või pirukaid või ma ei tea midagi. Vaatame, mis leiame. Mis siin asjad plaanis maksavad, ütlesin, ma ei tea veel. Kohe saame teada. Keeruline natuke arvutada, hind on umbes, kohalik raha on umbes 7,5. 1 euro saab 7,5 kohalikku raha niipidi, et ma praegu ei hakka oma matemaatikaga hiilgama, et ma pärast ekraani peale kirjutan, mis õige hind on eurodes. Nii, mis see on? Stukk 2,50. Kuidas see käis nüüd siin? Ma lankuksin ära selle praegu. Kohe visatakse meid poest välja. On sinna. Näe, pirukaid hommikusöögiks. Viineri pirukas. Nii et viiner on ka näha. Või siis koopapirukas, nagu mõni nimetab, 6 raha ehk alla euro. Pitsa ja see on üle euro. See on alla 2 euro. Roosad need pirukad mingisugused, ma ei tea. Halloween, see on mingi kõrvitsi piruk. Ja roosa pirukas on ka natukene alla euro. Voot. Ma pirukaid näitsa okei, hommikusöögiks võib pirukaid küll võtta. Sepik. Päris suur, meil on natukene kitsamad. 15 kohalikku. Kiirnuuded. 12 kohalikku. See on küll palju või? Ma ei tea. Mis see on? Mingi kala oliivõlis. 39, 40 kohalikku. 100 grammi. Oleks meestega reisinud, siis võtaks ja prooviks õhtul ära, aga praegu ei hakka proovima. Muidu meil visatakse hotelli toast pärast välja, kui see kala väga palju haiseb. Nii, mis veel head on? Revi, mis siin poes head müüakse? Näe, siin on kiirnuudli pakk. 6 tükki, 32 raha. Paksud nuudleid. Suur pakk nuudleid, palju see maksab? Paksud. 15 raha. Ketchup, 24 raha. Elmans, 25 raha. Tuk-tuk. Tuk-tuk, 8 raha. Oi, sorry. Mingisugune suur pakk. Kui suur pakk see on? Siit saab 19 ports on peale kirjutatud. Palju fiibreid. 580 grammi, 49 raha. Näe, siin on joogid. Ma leidsin joogid. Mis sa leidsid? Palju see maksab? 15 raha, need kommid. Nii, viinamarja mahla, 50 raha, 40 raha, 100 raha, 80 raha. Suur pakk, see, mille ma Saksamaalt ostsin 5 euroga. Sellised maksavad siin 90-st 150-ni. 99 on selline tavaline hind paistab. Mingi grillvorst, 320 grammi, 39 raha. Ekomaja. Jah. Meil on kodus suurpoja, kes suht, ütleme, nii noorelt, kui ta esimese oma Lego sai, esimesest klassist. Sellest ajast põhimõtteliselt fännab Legosid. Siiamaani ostab oma raha eest ise Legosid.
aga ta ei saanud meiega kaasa tulla. Ja nüüd me peame ise olema tema silmad ja kõrvad siin. Ja talle midagi toredat leidma, mida Eestis kas enam ei saa või veel ei ole. Vaatame, kuidas läheb. Täpselt niimoodi lähebki, et mul on juba mingisugused asjad pihku pistatud, et neid on vaja ja nüüd nii ongi. Need on Eestis ka. Igale poole üle maailma jah, aga siin tehakse neid. 1930. aastate keerulisel ajal suure depressiooni keskel töötas väikeses puutöökojas Pillundi linnas mees nimega Ole Kirk Kristjansen. Ta oli osav puussepp, kuid ajad olid rasked, tellimusi jäi vähemaks. Raha nappis ja lõpuks pidi ta lahti laskma oma viimase töötaja. Just siis, kui tundus, et halvemaks enam minna ei saa, kaotas ta ka oma abikaasa. 4 poja isana ei olnud tal võimalust alla anda. Ühel päeval valmistas ta oma lastele väikese puidust mänguasja. Nende siiras rõõm andis talle idee. Võib-olla ei peaks ta enam maju ehitama, vaid hoopis mänguasju. Ta kasutas alles jäänud puitu ja hakkaski mänguasju valmistama. Algus oli vaevaline, kuid tema poeg Gottfried tuli appi ning koos hoidsid nad väikest ettevõtet elus. Siis saabus suur esimene pöördepunkt. Üks hulgimüüja tegi suure jõulutellimuse. Tööga ta töötas täis võimsusel päevad ja ööd, kuid keset töö tegemist tuli halb uudis. Tellija läks pankrotti. Kõik tundus taas kokku kukkuvat. Aga Ole ei andnud alla. Ta pakkis mänguasjad autosse ja läks need ise müüma. Ta ei olnud hea müügimees, kuid visadus viis ta sihile. Ta müüs kõik ära. Raha ei olnud küll palju, kuid perel oli jõuluks toit laual. Peagi mõistis ta ettevõttele maja nime. Ta tahtis midagi lihtsat, mis väljendaks mängu rõõmu. Nii sündiski Lego. Taanikeelsest Legot ehk tõlkes mängi hästi. Ole jaoks oli üks asi püha, kvaliteet. Kui tema poeg püüdis kokku hoida ja jättis mänguasjadel ühe lakikihi vähem, sundis ta teda kõik uuesti üle tegema. Ainult parim on piisavalt hea, oli tema põhimõte. Siis tabas ettevõtet uus löök. 42. aastal hävitas tulekahju kogu tehase koos jooniste ja mudelitega. Kõik oli kadunud. Kuid taas ehitas Ole kõik üles veelgi tugevamana. Pärast teist maailmasõda hakkas Lego otsima uusi võimalusi. Kopenhaageni linnas nägi Ole plastiku surmevalumasinat. Kallis ja riskantne investeering, kuid täis potentsiaali. Ta ostis selle. Alguses toodeti lihtsalt plastikmänguasju. 49. aastal tulid turule esimesed plastikklotsid, Automatic Binding Bricks. Need olid suur samm edasi, kuid mitte täiuslikult. Samal ajal märkas Gottfried üht olulist probleemi. Mänguasjadel puudus süsteem. Selles sündis Lego System in Play idee, et kõik klotsid sobivad omavahel ja loovad lõputuid võimalusi. Paraku ei näinud Ole kunagi selle edu täielikku ulatust. Pärast tema surma jätkas ta poeg Gottfried tööd ning tegi julge otsuse. Loobuda puidust mänguasjadest ja keskenduda täielikult plastikklotsidele. See otsus muutis kõik. Ettevõte kasvas kiiresti. Gottfried mõtles suurelt. Nii suurelt, et lasi ehitada Pillundi lennujaama, et Lego jõuaks üle maailma. Ja siis sündis midagi veel suuremat. Legoland. Koht, kus Lego maailm muutus päriseks. Esimesel aastal külastas seda 600 000 inimest. 70-ndatel viis kolmas põlvkond Kirk Kristjansen Lego uuele tasemele. Ilmusid teemamaailmad, lossid, kosmos, piraadid ning minifiguurid, mis andsid mängule elu. 77. aastal sündis Technic-sari, mis tõi mängu mehhanismid ja inseneeria. Lego ei olnud enam lihtsalt mänguasi, see oli terve universum. 80-ndatel valutas Lego maailma, kuid 90-ndatel hakkas kõik kõikuma. Lapsed pöördusid elektroonika poole nagu Game Boy ja Lego hajus liiga paljudesse suundadesse. 2003. aastaks oli ettevõtte pankroti äärel. Siis aga tuli pööre. Jorgen Viik Nutstorp võttis juhtimise üle 2004. aastal. Ta kärpis kulusid, keskendus taas klotsidele ning avastas midagi olulist. Lego ei ole ainult lastele. Täiskasvanud fännid olid valmis maksma suurt raha keerukate komplektide eest. Koostöös Lucasfilmiga toodi turule Star Warsi komplektid, mis said tohutuks hitiks. Täna juhib Legot Niels Kristjansen. Ettevõte on suurim mänguasjatootja ja laieneb üle maailma. Lego ei müü enam ainult klotse, see müüb elamusi, filme, parke ja elustiili. Kui edu kõrval on kasvanud ka rahulolematus. Fännid kurdavad kõrgete hindade, litsentside ülekülluse ja kvaliteedi probleemide üle. Konkurendid pakuvad sarnaseid klotse tihti parema hinnaga. Lego kaitseb oma nime agressiivselt, kartes kaotada identiteeti. Ja nii seisabki Lego täna kahe maailma vahel. Ühelt poolt on see sama ettevõte, mis sündis väikese puutöökojana ja mille aluseks oli lihtne idee arendada laste loovust. Teiselt poolt on see globaalne hiiglane, mis müüb nostalgiat, kollektsioone ja elamusi.
miks sa väsinud oled, kas sulle ei meeldi siin poes? ei. Miks? see on äge, aga ma tahan minna kuhugi mujale. ma tahan ühte kohta jäänud. Kuhu kohta? Koht on siin samas. See, mis õues oli, kas muusika mängis, jah? jaa. Okei. Vaatasime vahepeal hindasid, siin näiteks Titanicu laev 5300, Riifritorn 4900, aga kõige kallim asi, mis me siin poes praegu tuvastasime, oli siis see Star Warsi seeriast Millennium Falconi laev, mis maksab 7 tonni, aga Tanju teadis selle kohta öelda. Ühesõnaga, ta on nii imestuseks, et ikka veel miiakse, et meil eriti vana asi olema. Ühesõnaga, mulle hakkab tegelikult vaikselt tunduma, et see mitte me ei ole kallites kohtades, vaid Taani ongi kallis, vaid me oleme tervenisti kallis kohas. Tulin mingisse järgmisesse kohta, nägin Guinessi silte või neid telke ja kuna Guinness ise on hästi kallis õlu, eks ju, et see maksab 0,44 purk on 3 euro poes, siis kui sa tuled pubisse ja sul õlu maksab 10, siis vahet ei ole heleõlu või Guinessi, siis loomulikult on mõistlik Guinessi võtta. Kasvud on suuremad ja siis ma võtsingi 10 Guinessi, aga selgub, et siis on ka Tango Mango, siuke alkoholivaba Sprite ja Mango mahla kokteil maksab ka 10. Ja siis siukene ilma sangata tassitäis kohvi maksab mingi 7-8 euri kuskil ja 2 palliga maasikajäätis maksab ka 7-8 euri. Et jah. Mina ei ole varem Taanis käinud, aga ma ei tea, kas ma siia nüüd nii pea tahan uuesti tulla, et igal sammu raha läheb ikka päris palju ära. Aga noh, see on ikka cheers. Maitsen siis ära selle 10 eurise mangotango. Vaatame, kas on raha maitse. No halb ei ole. On küll hea. Väga hea on. Raha maitse ongi hea. No järelikult ongi raha maitse. Ja tegelikult on väga hea. Aga kas ta just seda 10 euri väärt on päriselt? Ma pole nii kindel. Mida tuleb päris hea. No lihtsalt siin ei eks sobi, kui ei meeldi. Miks siin on nii peal? Siukene, mul on vaja vähem siis, kui ei meeldi väga kiirid joogid. Siis ei meeldi gaasised joogid või? Ja mulle ei meeldi gaasised. Mis on? Gaasised on nagu mu worst weakness. Hästi lahe on see, et see House of Lego maja, mis siin on väljapoolt kõik avatud külastajad. See on ka siuke Lego klotsi kujuline värk. Ja igal pool siin on siuksed kohad, kus saab mängida. Täitsa tasuta ja kogu see katus on siukse kumbimetiga, ma ei tea, mis siis on. Spets siuke mänguväljaku kate üle tehtud, et kui laps kukub, siis ei saa viga. Väga kihvt. Aga siuke hästi läbimõeldud värk peaks ütlema. Lastel on lõbus, meie omal küll vähemalt. Väga. Eks ei. Tule nüüd. Põranda peale ei näe nagu nii. Kus sa sinna said? Ma just vaatasin, et sind ei olnud. Ma läksin sinna täitsa rõõka. Mis on nii? Ma panin kõik enda keha sinna. Niimoodi see näidki. Just vaatasin, et sind ei olnud seal. Aga no põranda peal ma ei näe. Nii, ilus hommik. Tundub, et võiks olla ilus hommik. Päike on täitsa hakkab juba looma. Vaade muidugi mega, aga tegelikult miks ma üldse õue ronisin, sellepärast, et meil on külmkapsid. Hommiku võileiva need juustud ja vorstid olid akna taga. Et nüüd saame teha oma võileivad valmis ja ära süüa ka need, mitte lihtsalt valmis teha, et ja siis
jah, siin on siuke sepikulane toode. Teeme need veelevad valmis, sööme ära ja siis kuhu sa tahaksid minna, mis sa siin linnas näinud oled? ma tahaksin teada nagu, mis seal on, kus see rollercoaster on. Tahaksid sinna minna või? Ma tahan teada, mis koht see on. See on üks väga koht. See on üks siuke koht, mille pärast me siia üldse tulimegi. Et sinna minna. Ma arvan, et siis kui on nii tippuaeg, siis on see plats paksult rahvast täis ja ajab üle ka ilmselt. Praegu on, ma ei tea, ühesõnaga põhimõtteliselt kohe peaks kellarid avanema uksed 3 minutit. Ja siin on päris arvestatav kogus rahvast juba. Countdown with us to open the gates. Sagarilus, let's begin. Tea, Neil, Arden, Sue, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome to a place where awesome awaits. We hope you have a bricktastic day here at Legoland Pilun Resort. Siin on mingid poed. Saab juba osta Lego renni. Need on see Lego House. Jah, see on Lego House, jah. Seal me käisime, Remi, mäletad? See on sama maja, vaata. Ronisime mööda need kollaseid üles ja siis seal on erinevad mängumiskohad. Me ei ole seda puuha näinud. Ja seda seal ei olnud, jah. Seda ei olnud, jah, aga see raketi osa oli ja see hai osa ja... Sogar, guck mal, ich bin schon gefahren darüber. Weiter, ganz durch. Oh, ist noch ein Einsitzer, da kann ich rein. Da sind wir auch alles. Das ist der Kann auch, ja. Me lähme sinna sisse ja ma tahan vaadata uudistada, mis seal sees on. Ja siis lähme otsime mõned rollercoasterid, kus see... Wenn wir hier Aga... Karussell gefahren, dann können wir hier nochmal durch. Ma tahan kohe esineda. Mina sõidame auto valmis. Remi andis mulle pooliku põhja, siis ma ehitasin edasi. Tuli küll veits tagurpidi, aga näeb siuke äge minu meelest välja, siuke stiilis. Küll on siuke, jah? Jah. Väga hea, lähme teeme võidu või? Ma teeme teeb ka omal auto valmis. Mida me ehitab? See naabam. Olgu. Valmis? Tähelepanu, valmis olla. Läks. Kes võitis? Number 6 võitis. Läks. Tundub, et Legoland võiks piirdudagi 3 esimese majaga. Kaugemale me pole jõudnud. Ehitamine käib täies oos. Aga ei ole hullu, tere päeva veel aega. Et äkki jõuame paar maja veel edasi. Vähemalt sinna rollercoasterini äkki. What in show figure? Fire stack. Fire stack. Aga. Mul on piisavalt pikk.
nagu mõned asjadele mul on piisavalt pikk, igav ei ole nende asjadele, kus ma ei ole. See oli päris lahe, pidid Ninjagot mängima, tulistama seal igasuguseid tegelasi, aga filmida seal ei tohtinud kahjuks. Aga ega ei oleks jõudnud ka, seal tegevust oli nii palju, et praegu käed täiesti väsinud. Nüüd soovitan tulla, päris lahe, ma ei imesta, kui me täna peaks paar ringi veel seda tegema. Ühesõnaga 35 € ja siis saad iga atraktsiooni pealt tervest pargist koguda digitaalseid pilte, mis nad siis teevad. Et muidu oleks pidanud ostma kas ühe pildi mingi raha eest või siit ainult mingid pildid, aga nüüd saab siis 35 € eest terve päeva jooksul iga atraktsiooni peal tehakse pilte ja võetakse raha. Et selles mõttes 35 € justkui on nagu palju, aga kui me võrdleme sellega, et mis me Lapimaal maksime jõuluvanaga üks pilt teha, mis välja prinditi, siis see on siin puuta tasuta. Et ei ole hullu midagi, ma arvan, ühe korra paarikümne aasta jooksul võib seda teha küll. Nüüd vaatame nüüd edasi. Nii, ma tahaksin neid osta. Päris ägedad, eks ju, häppe. 2 siis saab nagu nii. Saab nagu nii taha panna. Ka, aia. Neil on ka siin. Fireability feel. How does that go? Oh, mingid uued weaponid on siin ka. Oh, see on äge. Olen üksi. It's a mystery. Why anyone would dare visit the crazy scientist? Oota, siin on ka mingid asjad. Vaatame. Siit. Siin saab autoks sõita. Siit saab auto peale, no lähme vaatame. Keera ilusti. See on kraavi muidu. Äge. Ütleme nii, et väljapool hooaega on täitsa tore külastada seda asutust, et rahvast on vähe, ilm on enam-vähem, vahepeal on siuke jahe tuul, aga täna on siuke mõnus päike ka, et teeb kohe soojaks, kui korra külm hakkab. Et jah, põhiline teed rahvast on vähe, ei ole kuskil järjekorras, laps saab vahepeal teha mitu ringi, kui midagi tahab teha. Ainuke häda on see, et mõned siuksed atraktsioonid, kus keigutab, seal on politsei, et isegi kui kaamera on nööriga ümber kaela või jala küljes või käe küljes, siis ei tohi ikka käes hoida mingeid asju, et äkki lendab kellelegi mööda pead, aga see on arusaadav. Vot, mis siin on? Pilti teha. No, piraadipilti. Aga see on eraldi raha eest. Yeah. See ei ole selle komplektiga, mis me ossime, see on eraldi raha eest, jah? See on kroon. Tegid pild ära praegu. Oli hirmus teha või? Ei,
vaadake, mul oli tunne, ma kukkusin maha. Peal läks nagu kaldu. Need sõidud on päris lahedad ja üks hea asi, mis ma avastasin, on see, miks me ostsime, üks hea asi, et me ostsime selle foto mingi paketi, et me saame iga sõidu pealt neid pilte endale downloadida. Hea asi on see, et praegu me tegime 2 ringi, muidu oleks pidanud 2 korda pilte ostma, aga nüüd me lihtsalt downloadisime neid pilte ja küll me jõuame täna veel sõita igal pool ja veel downloadida, et siis saame nagu igast atraktsioonist parimad pildid kätte. Võt. Tundub, et me nüüd olemegi siukses pargi otsas, kus neid sõita on rohkem, et ja nende peal filmida ei tohi, et nüüd lähme ja sõidame neid järjest lihtsalt ja pärast vaat pilte. Aga päris kihvt on, päris äge, siuke spooki tunne vahepeal, et oled viltuja külil ja äge. Võtla. Mul on hea meel, et see on ikkagi lastele tehtud, et kunagi ma käisin Disneylandis vist ka umbes sama suurte lastega kui Remi on, et seal olid enamus atraktsioonid nendele keelatud, sest nad olid liiga väiksed. Ja siin on ikkagi väikeste peale ka mõeldud, mis on väga lahe. Juhtasin sööke lugu, kui ma just rääkisin, et Disneylandis oli lastel piirang, et liiga väiksed ei saanud sõita, siis siin on vastupidi, suurtel on piirang. Tuli välja, et järgmise asja jaoks, see, mis mul siin selja taga nüüd on, selle jaoks pole liiga pikk, pikkuse piirang on 195, kui ma olen sellest üle. Nii et ei saanud mina käru peale. Saaksin natuke kiiresti, nagu tundis ja kuskil pintu maha kukkuma. Ilmselt nii templis läheb järgmist. Oli. See oli kõige ägedam. Ühe koha peal oli siukene nii-öelda vabalangushetk. Et see oli nagu päris creepy siuke, et tekkis tunne, et vaata. Jah, ühesõnaga. See oli siuke tõsine üllatus, nagu seda ei oskad ette nagu oodata. Mida sõidad seal lõikadele, kurv siia, kurv sinna, langus ja tõus, aga see oligi siukene, et mõnus üllatus. Sulle meeldis see või? Jaa, creepy ka. Tahad veel minna või? Jah. Miks? See oli äge ka. See oli äge. Toolid olid head, mugavad, et olid nagu kindlalt paigas, aga jah, siuke päris Mul oli suur. päris lahe oli. Remil oli jah, tool veidike suur, minul oli paras. Jah. Mul ka see, mis vaata kõhu peale tuleb, see, et su kinni hoiab, see oli natuke nagu lõtkuga oli, et veits oli creepy. Minul ei ole siukene kõhu peal nagu Oleks tahtnud, et oleks kindlamalt kinni olnud. Ühesõnaga, let's do that again. Läheme uuele ringile. Väga lahe oli. Nüüd on juba teada, mis tuleb, nüüd saab rohkem nautida seda G-jõudu, mis siin tekib, aga päris lage. Soovitan soojalt. See on pargi kõige lõpus muidugi. Et meil näiteks oli see probleem, et Remi tahtis igal pool legodega mängida ja läks pool päeva aega, et see lõppu jõuda, aga nüüd me oleme siin lõpus ja nüüd on kõik hästi ja nüüd läheme uuele ringile. Mis kell on? Jaa. On küll jah, kell on 3 peaaegu või? Ongi 3, 10 minutit pärast 3. Tulime sööma lõunaaeg, et vaatasime, siin on põhiliselt pitsad ja purksikohad, aga siis leidsime bufeekoha, mis küll hinna poolest tundus kallim. 100 euri läks meile 3 peale, pluss veel 10 eurot õlu. Aga kui me võrdlesime neid muid hindasid, siis kui võtta seal mingi ribipraad, näiteks seal kuskil saluuni pool Ameerika stiilis, siis see oli mingi 30 euri vist või. Purksid olid 25 euri vist, võtad joogi juurde, värgid lõpuks on sama. Siin on see, et võtad seda, mida sa näed, et sa tahad süüa. Salatit, lõhe, pitsatükk, ühesõnaga selles mõttes ma arvan, et koguse poolest saab siin rohkem süüa ja tegelikult sa nagu valid
sa näed valmis toitu, saad valida seda, mis sa tahad süüa, mitte sa telli menüüs mingi asja ära ja siis avastad, oi näe, siin on kuivanud friikartulit. Kui siin on kuivanud friikartulit nagu siuksed Lego tükkidega, mis Remi tahtis prooviks võtta, Lego kujulised, siis sa lihtsalt näed, et need on kuivanud ja ei võta need rohkem. Aga kusjuures need on päris head. Need on paremad kui esimene päev seal, kus me purksi sõime. No väga hea. Ma arvan, et ei ole kuivanud. Vart, tükk värk. Hetkel 5 pannakse atraktsioonid kinni, sööme kõhu täis, siis meil on paar tundi veel käia baaris, kus ma ei ole jõudnud käia. Ja siis käime nii kaua, kui jõuame nendes kohtades uuesti, mis me tahame uuesti käia. Ja siis me saame viimased tund aega vaadata, mis siin poes head pakutakse ja hakkabki meie miniseiklus läbi saama. Võt siuke värk. Jah. Netis on info, et atraktsioonid on kella 5-ni ja park on 6-ni. Aga kell 4 pannakse enamus asju kinni. Tahtsime selle kõige ägedama Polaride'iga veel paar tiiru teha, aga ei, kinni ja igas muud asjad on ka järjest kinni. Natukene nõme niimoodi. Et poed on kinni ja kõik asju pannakse järjest kinni. Et noh, jah, hooajaväline business, aga no ikkagi inimesi ju on, et aga noh, nüüd on nii, ma ei tea, lähme siis mängime niisama Lego klotsidega ja vaatame, mis siin Lego poes müüakse. Siin poes paistab ikka valikut olevat. See on umbes 5 korda suurem pood kui see, mis seal Lego House'i all oli. Ehk et top tipp, kui tahate endale koju Lego osta, siis tulge ja niikuinii tulete Legolandi, siis oska parem Legolandist, sest hinnad on samad, aga valikut on siin nii, et silme eest läheb kirjuks. Mõtlesime, et võtaks Remile selliseid universaalseid klutse, et saab ükskõik mida ehitada, et kui mina temasugune olin, siis mul olid ka siuksed vene tehtud klotsid, millega ma mängisin kogu aeg. Talle meeldib ka nendega mängida ja siin on siis siuke sein, kus saad kaalu järgi osta, et valid ise välja, millised tahad. Ja 100 grammi on 20 euro natuke midagi. Et tundub selles mõttes parem diil olevat, et kui sealt valid need Lego Classic komplekte, siis seal on ikka mingid üks asjad, mida sa ei taha või vaja ei lähe. Siin valid täpselt neid, mida tahad. Kõik andmised klotsid ja õiget värvi on kesti. Mis sulle kõige rohkem meeldib? Kas sulle meeldib see Lego maja või see Lego Land? Lego Land. Mis Lego Landis kõige rohkem meeldib? Karussell. See, kus ma hakkasin kärjuma. See Polar Beari oma. Jah, tundub. Vahepeal alla kukkusime nagu ja see oli äge. Roller coaster. Ma olen kõik need asjad meeldisid. Hotellis oleme, hotellis päris hea puhata, üleval puhata. Mõnus. Nii, mis ikka? Võtsime nüüd lennujaamas hommikusöögi ja tõepoolest reis on läbi, hakkame ära minema. Et mina igal juhul soovitan, jah. Siuke mõnus väike nunnu linn on, Legoland on mõeldud ka väikestele lastele, et seal on igasugustega teha. Nii suurte kui väikestega, kui ei pea ka Lego fänn olema, kui Lego fänn oled, siis on rohkem teha. Et kihvt. Väga mõnus. Mul on hea meel, et me tulime. Kõik on muidugi kallis, aga tundub, et see on Taanile tavapärane, sest igal pool on kõik suht sama hinnaga. Mis sa tegid? Asi muna laua peale laiali. Võtaks nii et tere.